reis Araratile ja kuidas me sinna jõudsime. Lendasime läbi Istanbuli. Sõitsime bussiga oma külakesse. Kuidas kommenteerid täna reisi siia? Reis on selline, et Lauri on ainult telefonis, saadab siin sõnumeid, mäel ei mõtle, tippu ei jõua. Mida vastada? Mis on kaitseks öelda? Midagi pole. Rebalasite. Ma ei peagi ütlema. Oota, kas sa... nüüd teinest pooli küla. Nii on. Nii on. Ei noh, väga hea reportaž oli. Tegelikult küll. Oot, pani kinni juba, jah? See on mehe olla, see on minu mehe. Nii, aga kuidas Mihkel kommenteerib seda Lauri ülelaskemist ja siis nagu laisklemist? Eks Lauri on tegelikult hea laisk on. Rohkem telefoni jäi. No on näha jah, et ega siin nagu on, vaata, et ega siin nagu midagi nagu näha ka enam ei ole, et siis kõik on ära nagu... No on jah, siit ei ole midagi enam lootada. Vaadake seda endale. Täiesti kasutuna. Mis siis tänane päevakava veel ette näeb? Karu jagas paar aadressi. Pidi nagu fun olema. Mida sa arvad? Läheb, külastab kohalikke hooneid. Ja. Ma arvan, et see nägu ütleb, et läheb. Operaator, jah. Kõps. No jah, eks me siis reporteerime tagasi, kui asi läheb põnevaks. Nii. Nüüd, kui meil on net käes ja söök käes, kuidas sa kommenteerid? Kuidas me kommenteerime? Ei väga hea on. Kuidas on tänane päev nüüd möödunud? Väga hästi on möödunud. Nüüd on lihtsalt suur probleem, et Laurit me enam ei näe. Lauri sai interneti. Mida teeb Lauri komponentiga? Sildab naiste. Ma ei näe. Lühelain. Kelle nimi on Roman. Mida nüüd? Ahma nüüd süüa? See on vlog. Kui vlogid? Vlogid ei näha ju. Mis sa... Kas ma võtaks selle üks viilitsi kanissigi, võtame paneb. Kuule, see kiire auto tuleb. Kurat teeb. Aga rääkige, mis te head ostnud olete kokku? No, ostsin vett. Aga mis see... Lauri, mis seal koti sees on? Saladus. Räägi, mis see on? Reisivideod on väga kuiv niimoodi, kui sa ei räägi. Üldse sisu ei ole. Ongi. See on veel selle Patreonile. Patreon. Ongi noh. Minu on seda tasuta elule ei saa. Räägi nüüd, mis sa ostsid. Mis sa ostsid ja palju kulutasid? Kes esimese Erki räägib? Erki räägib, mis ta ostis? Ma ei saa. Lauri pidi rääkima, ta lubas seda. Hakkab pihti. Ruumi. Näib, kui sa hävitas neid kottele. Nii, poisid, mis te teete nüüd? Tegeleme ebaseaduslike asjadega. Kes keelab? HP? HP. Hewlett Packard. Ja mis te siis täpsemalt tegite? Näita Lauri, mis sa tegid? Camelback sai läinud. Mis sa sinna panid? Meil on siin väga suured, tuleb välja, illegaalne asi on... Kas natuke liiga pundi ei ole? See on illegaalne. Vesi. See peaks olema... Mis ta joob vett? Alja teete, vett. Vesi on meil siin reisil keelatud ainult 0,5 liitrit päeva kohta. Ja kuidas käib joomine, Mikkel? Suutäie kaupa ja hästi harva. Sest muidu on oht, et see kukub kokku.
ühtlasi see on ka siis Erki ja Lauri armupesa. Mida? See, kus me siin praegu oleme. Ei ta ütles, et see on meie armupesa. Ma kuulsin jah mingi armumisvärki, see on midagi imelikku mitte või ei ole. See on teie enda koduke, mina ei judge'i nagu. Nii, kus me oleme? Ma enne kaardi pealt vaatasin, me oleme umbes poolel teel Vaani järve juurde. Täpselt, praegult on missioon õlu. Praegult on õlut ei leita, et väga-väga suured probleemid on, et võib-olla isegi reis jääb katki. Ma just kuulsin, et pood on kinni tegelikult. Täpselt, et me ikkagi vaatame, näitame seda põhitorne ka. Jaa, siin on ka usumaja. Hommikul väidetavalt mängisid muusikat. Mängisid küll, mitte väidetavalt, vaid see on fakt. Jaa, ära lõbu palun. Putsi. Näita meie transitit ka ikka. Kus me lähme üldse? Ma ei tea. Negrutisse. Negruti sinna karjääri. Kuule, aga näita. Oot, vasakule. Market WC, käisin. Ja Mercedes. Ja nüüd meie hambalapaud bussi. Mida sööme? Chicken kebab with lavash. Spicy on oot. Jaa, väga hea, väga hea. Patreonid, andke raha meile, meil ei ole raha otsa. Kallis toit on, kallis toit on. Jah, palju vaja maksis? Öeldi 50, tegelikult oli 15. Ja Lauri sai veel tasuta ka, nii et... Raske elu. Küll on. Ja kus me oleme? Peaaegu kraatri juures. Peaaegu kraatri kontsert on siin kraatris täna. Kaali kraater. Osineene ja kõik muud. Täpselt. Nancy ja... Man is hungry. Angry. No jah, näeme siis mäe otsas. Erki, kus sa oled praegu? Ma olen või? Jah. Vihma järv. Venemaa ei ole kaugel. Tegelikult ei tea, kus on järve meil. Viimane aeg on Pihkva järvest teha Eesti sisejärv. Pihkva on need saldikud on kõik nagu... Meil ei ole mõtet oodata, et läheb liiga pikalt. No nii, kaunis kraatris. Mida me teeme Erki meile? No põhimõtteliselt on teine päev. Teise päeva eesmärk on vigastada ennast võimalikult palju, et ei jõuaks ühelegi teisele mäkke. Siin on lumi, väljas on 25 kraadi või? Soe, jah? Soe on, aga lumi on. Nüüd saab kokteili teha. Lauri, ära hakka nüüd tussama. Lähme. Kõik on motiveeritud minema ja. Aga miks me Erki lähme siis mäes selles üldse? Jutt oli, et me teeme järvele tiiru peale. Sama nagu, miks sa ei tea, miks mul 3 kotti 500 siis on. Probleem on seal samas. Ilmi paneme siia, siit näed, kus 3 meest alla kukuvad. Aga muidu on ilus. Ei, muidu on väga ilus. Mis järve nimi oli parem? No mingi Negruti kraater on see. Nekrut või? Homme hommikul on plaan sinna mäetsa minna. 3000. Alustasime seda retke, me umbes sealt praegu alustasime, kus me kaamera silm vaatab umbes sealt. Nii, aga Mihkel, paneme kinni ja hakkame vaikselt liikuma. Hakkame vaikselt tulema.
kui me veel kunagi näeme üksteist. Ma panen siit otse lihtsalt maa jätta. Nii, Erki, seleta nüüd. Hakkasime mäest üles minema. Hakkasime tegema... Nipernaadi mehed ka lähevad. Pea ees alla. Näitab Lauri põlve. Lauri, mis juhtus? Näitab Lauri põlve. Lauril juba kurat vigati. Ja nüüd vigastus. Pole tippugi veel jõudnud. Tippugi juba on põlve. Lauri, mis juhtus? Kirjelda meile, mis juhtus? Libisin. Vaata ka, mis jutt oli, et karmotid pidid olema ka libisemisvastased. On, aga. Aga kurat, libedal pinnal ikka libidel. Aga kepi said kõveraks või? Aga Vilmi poiss? Ja ei, see õnneks teised on veel. Siis läks kukundist enne. Ma mõtlesin, et puts on väga. Näe, kõrgel on. Tegelikult see on mõistlik asi. Ma ei usknud sellest. Aga davai, lämme. Peaaegu et poole kinka peal. Lämme nüüd. Aga okei, kohtume siis. Meie oleme tegelikult tagasi mööda rannikut. Poisid, kus te olete? Lauri. Erki, kus sa oled? Tipus. Ahah, kiviil istub. Lauri. Ja Nipernaadi poisid. Oota, kas siit raavetsiga alla kutid või? Jaa. Saad juhtida? Kodimatka. Lähme nüüd. Flash või? Vaidled pilti. Nii, Erki. Mis me oleme, kus meil on? Mis olukord on? Olukord on siit. Mis oli meil väetiseks, aga tundub, et kutsid on asjad tegelikult seis. Spetsialistid läksid Mäkke. Aga miks nad Mäkke läksid, Mihkel? Sest et nad on Nipernaadist pärit ja nad oskavad. Nendel ei ole vaja mägi matkamiseks peale 3 õlle mitte midagi. Jah. Nii on. Kuule, aga sa oled mingi valgus näkku. Need on siis meie telgid. Aga miks meie tagasi tulime? Minu telg. Meie tulime minu meelest tagasi, sest et no, kui me meenutame eelmistes klippides, siis edasi ei saanud nagu minna, on. Variant oli, et kas tagasi tulla, seda tuldud teed, või minna edasi niimoodi, et sa lähed ülesse ja siis valid, kas tuled tagasi või lähed edasi. Nüüd, ma ei tea, aga võib-olla veidi kõlab debiilsena. Võib-olla kõlab nagu nõrgemalt, aga ma ei lähe tossude ja käed taskus Mäkke. Üks küsimus ka. Kui me läksime, palju meil seda varustus kaasas oli? Tihti peale ikka võetakse varustus kaasa. Palju meil kaasas oli? 3 õlut. 3 õlut. 3 õlut. Oli siis veel hea tuju. Ja kõik. No, tegelikult ju päris hea. Jah. On sul midagi veel vaja või? Ma panen ka pikapüksid. Ja ma tahtsin tassid võtta teed teha. Jaa. Sul on kõik jumalad joomata kõik. Võtta üks tass ka. Ja lõkke oli seal. Türklased tegid meile süüa. Kaunis hommik. Serverdab päike. Ilus vaikne. Päike tõuseb üle külvepiiri. Aga mis siin juhtus, Mihkel? Oi. Kas väike mesikäpp käib meid külastamas või? Väike mõmmi, beebi. Vaata, see on see, kui sa laagriplatsi peal karu peale karjud, siis sa tuleb õhtul tagasi ja lõhub sul kõik asjad ära. Näed, ta painut. Vaata, kui ilusa pain ta tegi selle. No näed, nii, näiteks. see on nüüd teie oma, jah? Näiteks 90, no peaaegu. Ilus tegelikult. Vaata. Põhimõtteliselt siit natukene tuks-tuks. Nii, ja... Ei viskame siia. Teie madrat, seal saab veel magada, jah? Kas madratsit enam vist ei paranda või? Või mis sa arvad? Oi, kas need on mitte lisaaugud lihtsalt, kus saab sisse ja välja ronida? Kas need on pussu jaoks või? Nii, see nüüd ei ole. Mul tegi lihtsalt... Mul lihtsalt krabas natukene. Mõtles, et haarab seest midagi. Võttis käpaga katusest, võttis ka küljetaskust, aga noh, ei saanud.
Mis me tegime? Mida tunnad, Peeter? Vaata, puhanud ja värske näol. Tahab praegu öelda. Nägin, et tõmbasid sõrmi ja Aga nüüd oli kivi taha. katsusid, et said ikka puhtalt. Nüüd oli kivi taha. Kõvad mehed lähevad sinna vaata. Vaata ka tagant, aga okei kõik või? Mingi triip on, aga ma arvan, et siis pole midagi. Nii, palju tuleb? Mida tegema lähed? Mis me siin ikka teeme? Ööd jäävad vahele, matkame nii kaua kui saame. Nii palju kui organismi tuleb lihtsalt ei. That's it. Palju tuleb seal? Mis asja? Tõsumeid. Kaotajaid ka kadunuid. Kadunuid tuleb täna hästi. Mis siis täna juhtuma hakkab, see on nagu üllatus ikka. Suurima taolitas. Kuidas on tunned emotsioonid enne veekust? Väga hea. Erki on kinnatas kättes. Räägi parem, kus oleme ja mis teile tunned on? Tunded on head. Aga väga-väga strong. Lähme edasi. Tulline. Aga tipp on lähedal. No nii, tere tulemast Šipani baaslaagrisse. Mis kõrgusel me oleme? Me oleme täpselt 2507. Jaa. Kuidas siin internetiolud on? Internetiolud on kesised. Aga vähemalt saab meil armunud noorpaar suhelda. Videokõnet saab teha ikkagi. Mis on nagu kõige tähtsam. Mis plaan siis homme on täpselt? Homme on plaan tõusta 4000 meetri kõrgusele. Jääb umbes sinna. Aga mis me täna tegime? Käisime 3 päeva peal. Tegelikult 29 peal käisime ja Jah. kõndisime öö otsa magamata, öö otsa sai tehtud päästeoperatsiooniga. Tegelikult AK-ga tulistatud. See oli siis kraatri ääre peal. Kraatri ääre peal tulisime AK-ga. Kraatri ääre peal. Sai tulistatud AK-ga, ronitud mitu tundi. Jõudsime päevavalgest tagasi. Mis on ikka, inimesed leidsime elus on tervena. Jah. See oli kõige tähtsam. Ja siis sõime, sittusime, usesime ja siis läksime jälle ronima. Noh, sest et puhata tegelikult ei ole vaja. Täna võib-olla saab puhata, aga ma ei usu eriti, sest meie lebomatid on nii sitad, et ma ei taha sinna väga magama mindagi. See on tõesti suht prügi. See on ikka väga jõkk. Aga homme me läheme linna ja siis me läheme otsima varustust ju. Seda ka, jah. Munaresti tahaks osta. Ja rentida mingit varustust. Me võtsime, et Jamali kes küsime, äkki ta teab seal koha peal mingit normaalset poodi ka. Jamal võib-olla rendib sulle seda. Ma tahaks, no äkki on, kui on munaresti hea hinnaga, ma ostaks neid Türgist ära ja siin on nii odavad hinnad ja. Seda küll, businessman. Et läheks küsiks ta käest, et mis ta pakub meile nagu ja me saame seal Google Translate'iga taga suhelda normaalselt ju. Aga kas me teame ka, mis kell me homme siit stardime? Vot see on juba küsimus kõrgematele. Ma olen liiga madal selle küsimuse vastamiseks. See ei vasta sinu palgataseme. Suur spetsialist, kelle peale peab pöörduma vahepeal. Ma kardan, see spetsialist ka ei tea.
jah. Jamal. Nad tahtsid vist seda järve tiiru teha, selle all. Mul võldis. Jah, see praegu kui kell on 16.31. Ja päike loojub 19.37. Noh, siis jõuab küll tegelikult. Vaani järve guugeldage. Nii paistis aga ilus meil ju. Seal on jälle järgmine radio tower, aga net on ikka suht kesine. Eks midagi. Järgmine reportaaž on siis hommikul või tipus. Jah, või kui meelde tuleb. Üleval. Nii, me oleme täna nüüd juba Ararati kämpi ühes. 3-3-3-5. 3-3-3-5. Enne kui me tänase päeva juurde jõuame, tee meile meenutuse eilsest päevast. Sellest sealt meil ei ole ühtegi kirjet. Kus me eile käisime? Eile me käisime Sübhani mäe otsas. Kivine. Mis kell, millal alustasime ja kuidas oli algus ja? Kell 2 hakkasime kõndima. Kell 2 läksime. Ja kõndisime 6,5 tundi, 1400 tõusi. Ja 3 tundi alla või? Oli või? Jah, 3 tundi. Üle 6 tundi üles, 3 tundi alla. 6,5 üles, 3 alla või? Jah. Vist oli. Milline see mägi oli umbes? Mägi oli kivine ja lund oli ja alla oli äge. Ühe petliku tipp. Kõik oleks saanud selle tervist. Aga me ära käisime. Jah. Lauri. See pikk vend käis ka, ne? Lauri. Lauri. Ah, ei anna. No ei anna, no. Ja mis me nüüd peale seda tegime, kui me alla tulime? Kuidas allatulek oli? Allatulek oli fun ja nagu väiksed lapsed jooksid liivases. Ja meenutas niisugust mägi kuusatamist. Aga allatulek oleks lõppenud peaaegu jälle operatsiooniga pääste. Tõsi, 2 päeva järjest oli meil oht, et jälle on inimene kadunud. Aga siis oli inimene hoopis all saketi joomas. Ja otsustas, et läheb laagrist allapoole külla, otsib algsi. No selge. See on siis teine vägi, mida me võtsime. Kohe räägime veel sellest mäest ja tänasest päevast. Nii, räägime nüüd tänasest päevast ja sellest mäest. Nii, mis mäega tegu on? Mäega tegu on, tegemist on selle main man. Ararat. Our main man tropib plaadi siin. Ararat. Mis me siis täna tegime täpselt? Hommikul jõime õlut. Mis kell me alustasime? 9. Tulekult? Ei 8, ei 9. 9 hakkasime bussiga tulema. 9 hakkasime võitsime tund aega. Meetritele 2200. 2200 ja siis tõusime 5,5 tunniga 1300. Ei, 1300. Jah, tõusime 1300 peale. Ei, 3300 peale. Ei, aga mitu tõusumeetrit me tõusime? No 1100. 1100 oli hoopis, jah. On siis nende laagriste tagant, sealt alt. Ongi, sita maja on jumala hea. Sita maja jääb sinna poole, üle valge maja taha. Kuna Mihki räägi seda ka kellega täna sul õnnestub magada veel seal? Ikka jõlduriga. Mis plaanid on? Magada. Erki, Lauri, kuidas sulle oli täna tõusmine? See on hea, hästi tõusis. Oli kerge või raske? Kerge. Mis momendid olid rasked? Ei olnud raske momendid. Palju vett jäid? Liiter. Ainult liiter? Ma jäin ka liitri. Ei, 1,5 ma jäin. Palju? Väga palju. Mina jäin ainult liitri. Sa täitsid ära selle? Aga mina sain pääsele. Oot, aga sa täitsid ära, sa ei jõudnud rohkem või? Vähe. Ei, kusjuures ei joonudki. No jah. Mis siis homne päev ette teeb? Homme on 9 sotti üles siit. 9 sotti või kilomeeter. Suubisin laagrisse, kes suubib välja? Just, et järgmisse laagrisse, mis jääb sinna. 4-2 peale. Näete seal, jah? Majad paistavad.
ja telgid. Kuskil oli üks oranž telk ka, aga praegu kaadrisse ei jää. No sinna igal juhul. Päev tuleb, ei tohiks olla nii pikk kui tänane. Ennustused näitavad, et 3-4 tundi peaks homne päev. Ma pakun sinna 3,5. Ma arvan, et pigem 4,5. Kui tänane võttis 5,5 ja lubatud oli 4-5,5. Lubatud oli 4-5. Tegelikult läheb küll, jah, tõsi. Oota, aga ülehomme oleme ju tipus siis, on ju? Jah, ja plaan on ülehomme tippu minna. Aga seda juba siis, kui me sinna jõuame. Siin on õhtune reportaaž esimesest laagrist. See on öidne see linn, kus me oleme Tamas osas. Ja kui oleme, vaatame Iraani. Ja siinpool paistab Iraani, tunned. No Lauri, mis siin toimus just? Lauri, mis siin toimus? Need olid hobused, Mihkel, kui sa veel varem ei teadnud. Kandsid kotte. Palju? Väga palju kotte oli. Okei. No Lauri, kus ma olen? Kui kõrgel ma olen? Mäe otsas. Aga kui kõrgel? Ma ei tea. Otsas ei ole, kui külje peal oleks. Ma ei tea, kui aga. 350, aga. Erki kas pea valutab? Ja küll näitab. Erki kas pea valutab? Kas pea valutab? Ei. Lauri. Lauri valutab jälle või? On mingeid ilminguid? Ilming on see, et peab kasutama neid paremini, neid häid asutusi üleval. Hakkab punnima juba või? Annab tunda, jah? Võiks nagu käia, aga loodavad üleval on sama luks nagu all, aga vaevalt. Tuleb üle ära lastes. Kõrgus oli 3-7-5-0. Väga hästi. Kõige täpsem. See oli väga kindel. Palju distants on? Mul on 2,4, aga... Palju sul on distants? Kilomeeter 16. Mul 2,8. Ma tean küll, milles. Ei ole nii täpselt. Söögi kuivi leib. No nii, Erki. No? Kus sa oled, mis sa teed? Külm on. Saapad jalga, jah? Jaa. Paad säärid jalga. Ei pane või? Ei, mina panen alast siis, kui me paneme ka kassid jalga, sest et et minu sääristest ei jääks muidu midagi järgi. Miks midagi järgi, jah? Sest et see on kõva kivi peal trampimine. Mida? Kõva kivi peal trampimine. Väärib kile sul või? Jaa. Ei ole või? No nüüd, valmistume siis tõusuks. Tõusuks, jah. Kus ma olen, Erki, kui sa näeme? No, klassika jalga. Lauri on vett. Elo. Kõrgel me oleme ka, Erki.
ma võin sulle vihjeks öelda, et see on 4900. Likas külm on jah, sest nagu tahaks liikuda. Vargasti läbi jääda. Liigutud. Minul on samad kassid, mis Artekil laenutatud. Kurat, maksid laenutatud. Liigud üles alla. Aga proovime tipus öelda. Video üle. Nii, me käisime tipus, eks ole, jah? Mis see distants oli? Ai, no ei neid distantsi ei ole mõtet öelda. Aga 5137 või ametlikult. Vaat ei tea, ma enne uurisin, küsisin. Keegi ei tahtnud vastata. Keegi ei julgenud, jah. Nüüd siis vaikselt alla, jah? Kas siis lõpp oli raske? Ega ei saa öelda, et sul raske, sa ikka panid nagu noor hobune. Väga levus tuli, aga vaade on kehvem kui Kaspekil koos olla. Küll jah, pole nagu midagi vaadata. Seal näed grinni, aga ei ole nagu teisi mäestikke ümber ringi. Seal taga on üks mingi küngas, aga seal midagi on. Pole midagi. Teisel pool küngast oli väike Ararat. Aga no võt. Mingid vennad omasid tippu ära ütles, et selline see mägi juba on. jah, kivine, aga ses suhtes huvitavam kui Kaspek. Ma mõtlen, kas see lumehunnik oli ta neid kasse väärt ikka. Ma arvan, et oleks saanud ilmaga hakkama. Ei, kindlasti oli palju parem. No parem küll, aga oleks saanud ilmaga. Ikka oli väärt, aga huvitavam ronida kui Kaspekti. Et seda kivi, lund, mitte kivi. Ma ei nõustu. Kõik on õige. Ei nõustu. Aga noh, järgmise korrani. Just. See on meie kämp ühe söökla. Sööginurk, kus istub Mihkel Kütt, just tipust tulnud. Kuidas emotsioonid on? Ei ole ju. Kuidas? Alumine on Basecampi oli see. No. Oli jaa, no rakka ajama. Aga kuidas emotsioonid on peale tippu? No? Väsinud tunne, jah. Siin on meil Elduri menüü. Siin on must kahvel. Keegi võiks ära pesta. Ja siin on sidrunid. Ja siin on chai. Ja seal on pilve sees oleme tegelikult praegult. Need on ju loodus. Loodus, jah, täpselt. Aga noh, tšau, paka. Kas see on valgaldus? Vaatavad. No nii, Erki. Kus me nüüd oleme? Mis päev on? Süüa tahame saada. Mitmes päev on? 8. päev. Mis me täna tegime? Kõndisime PC-st ground levelile. Küsid, palju kraade väljas on? Palju kraade väljas on? 28. 30 tegelikult, ma arvan. On siis soe, jah? Väga soe, palav on. Silmad on ära põlenud. Tulime prillid alla. Alustasime. Näita rahvale, et seda kelle te toostud, olete aega? Ei. Ja me alustasime kell 9 tuleb. Me tulime, no mina tulin kiiresti võrreldes teistega, aga 2.33. Võrreldes teistega? Mina tulin 2.31. No ma panin õigel ajal tööle ka, sa panid hiljem. Ilmselt jah, muidugi. Et 758 kilomeetrit ka, et siin need Polari kellad on näitanud, et nad näitavad väga mööda. Nad on nüüd vale jutt, aga okei. Mis veel näevad? Näed, vaata, eile tipupäev, oota, tipupäev. 7 tundi 58. 10 kilomeetrit. No jah.
see on juba ammu näevad. Muidu tegid Tim Tom. Jah, ootame töönerit ja Loodame, et ei lasta üle ja nad võiksid Coca-Colat pakkuda. Nad võiksid Coca-Colat pakkuda. Provosid mõtleb võib-olla Fanta. Lauri, kuhu me läheme, Lauri? Ma ei tea. Ei Merki magama kuhugile. Looduskaunise kohta. Ta rikub ju une ära niimoodi, kui ta bussis juba magab. Noh. Mis noh on? Mis olukord on? Mida? Mis teed? Mis teed? Midagi ei tee. Tont raisk. Kus me oleme? Kus me oleme? Ei mäleta. Järve ääres. Kui kõrgel me oleme? 2251. Peaaegu nagu mägedes. Jah. Kus vesi oli? Tugane. Ja temperatuur? Pigem külm. 25 kraadi. Mis seis... Peeretas seal taga kaugele. Taga Karpaatias. Mõtlesime, et läheks sinna mäedsi. Ei lähe, sest ei ole aega enam. Ega tegelikult ei viitsi ka. Mida küll see poiss mõtleb? Mida küll see poiss mõtleb? No jah. No nii. Nüüd on veel laagris, hotellis. Mis me siis eile tegime ja mis me täna tegime? Mis meile tegime või? Meile mängisime kodutuis. Kus? Küle kaagis. Kala Fish Lake'is on jah. Käisime ujumas. Miikes esimest korda kala. Noh, okei, ütleme siis niimoodi. Siis ronisime mingi künka otsa. 400 meetrit tõusule. Lisame klipi siia. Tere Mihkel, kiired emotsioonid hetkeseisuga. Ülo tuleb ka, tegime ära ikka, et siin ei olnudki kahtlustki, et me enne 6 oleme tipus. Ma ei tea, me tulime vist 20 minutiga siia või? Jah. et kui saame 10 000 laiki, siis läheme tagasi. No, ma ei tea, selleks põhjust, aga okei. Siis jah, tulime künka otsast alla, sööme kala, siis ööbisime. Kala jumal hea ju. Ööbisime nii-öelda lageda taeval mingis kuudis. Väga mõnus, väga hubane oli. Hommiku äratus oli väga lahe, saime mitu tundi Türgi diskot kuulata. Kahjuks üks vend võttis särgi ära ja saati ära meid. Just. Nimesid ei nimeta, on ju? Aga võid sisse zoomida korra. Nimesid me ei nimeta. Ainult zoomime. Aga jah, mingi vend mõtles, et oleks torso.
ja Autotaigeri välja. siis öelda, et noh, I have no problem, but family come and go. Aga kui seda öeldi 3 korda. jah, et no problem, 3 korda no problem, aga noh, siis me otsustasime, et okei, vist on problem. Siis tulime ära, eks ole, ja mis me siis tegime? Kus me läksime? Hammammi ehk üks suur õllekauga mees pedi meid puhtaks. Türgi saun, jah. Ma näen, jah. Lauri, mis sina meeldis või? Väga meeldis. Nii puhtaks ei ole tegelikult selle reisi otsus saanudki. Tõsi ta on? Tegi massaaži tegi ja... Väga hea oli see, et sai mingi teise mehe trusspareid kanda. Jah, hommikul peab vaatama, et ei oleks punaseid täppe või mingid ei kipitaks. Aga mul ikka tunne, et nad ikka pesevad neid, see päris nii ei ole, et... Need läksid ju kõik ühte suurde ämbrisse, et ja see tundub väga... See tundub väga hügieeniline, et ilmselt... Oli siis hea, kui muditi, jah? Ei, väga hea oli. Vaat ses suhtes, et nagu enne on ka seda proovitud, et ei ole probleemi. Gruusias oli ka, jah, suht sarnane. Ja odav oli. Jah, mingi 9 või 8 euri. Alla 9 vist, 8,66 või midagi niisugust. No vot. Ehk tuli Türki. Poole koega oli see vend nagu kiropraktik ka, ta tegi mingi patsu ka. Oli küll, ma tundsin, kuidas luud ragisesid tegelikult. Aga see oli ebamugav, kui ta Sääremarju mingi rulliga mudis. Ja talle alt püritas. Varba vahetisi ära. Ei, see oli äge, vaata vend pani siia. Vaata nagu mingi peibega. Ja tõmbas sõrmi täiega. Aga ta oli ka siit kokku nagu mingi bondimine. Oli väga emotsionaalne oli tõesti. Oli tõesti. Töötus oli vinge. Kogemus missugune vaata, et seda sa igal pool sellist kogemust ei saanud. Nii, käisime seal ära, siis käisime söömas seal samas siin lähedal hotelli juures oli mingi turkish kebabi koht, niisugune armuudu moodi koht. Siis Lauri sõi lammast, kuidas oli? Mina suht okei, aga ma ei tea. Ei eristanud väga seast. Aga võrreldes kanaga, kas oli parem või halvem? Ma ei ole kolm maailma asjad toitun, et saada energiat. Okei, eks siis. No panid jälle paika ära. Ei, aga tegelikult oli üks parimaid söögikohti. Tegelikult oli, jah. Aga tegelikult kebab on siin ka ikka väga hea. Ega siin muud ei saagi kui ainult kebabi tegelikult. Aga väga head on kebabid ses suhtes nagu. Tõsi küll. Täna käisime ka seal ja esiteks kebab on lihtsalt nii fucking odav siin, noh. Vist on 1,50. Odav, jah. No maksimum 2 euri vist. Et ses suhtes kõik on nagu tim-tom. Just, no eks me tulime tagasi, siis käisime veel linna peal, proovisime midagi. Ostsime teed oma. Tassi ei saanud ju. Tassi me ei saanud. Saab lennuvast vaata, noh. Ostsime, Lauri tahtis omale šokolaadi osta, aga vot, mida ei olnud. Šokolaad. Ja mida ei olnud ja mida me ei saanud, oli Türgi tee, või seda Türgi kohvi saab küll. Jah. Türgi tee tasse. Türgi tee tasse ja Türgi kohvi tahtsime ka täna. Türgi kohvi tahtsime, jah. Ja mida me veel, ma ei mäletagi, rohkem ei olnudki midagi. Homme on siis mis kell minek? Laekume lennujaama. 5:30 äänetus, 6:30 peaks tulema mingi transfer ja jah, viima 9:25 peaks lendama lennuk lennujaamast välja. Kuhu me lendame, Mihkel? Istanbul. Not the capital, but the main city of Turkey. Kuhu siis peale Istanbuli lendame? Peale Istanbuli lendame Tallinn. Dooma. 9:25 võiks kodus olla. Tallinnas. Ongi kogu trip, on ju? Põhimõtteliselt küll. Kiire kokkuvõte, mis me siis tegime see reis? Kõigepealt tulime Türki. Jõudsime siia Ida-Türki. Läksime Nemruti kraatrisse. Siis otsisime 3 reisikaaslast. Saime karude käest sisse. Siis tulime ära. Siis ronisime kraatri sinna ääre peale. Siis läksime edasi
Süpfanimäele. Sealt on sinna tippu. Väga kivine tipp, väga äge. Sealt tulime edasi, tulime määrtust alla ja tulime siia külla tagasi ja siis läksime, hakkasime Araratile urinima 3 päevaga. 3 päeva tegime ära, väga levo oli. Tulge ka. Head aega. Võib-olla kohtumiseni. Kohtumiseni homme. Lauri? Ka. Ärge unustage subscribe ida ja like ida ja tellida ja mida iganes. Ja veeretage täringuid. Ja et, jah. Erki, kas reis on läbi või? Reis on läbi. Lauri, kas reis on läbi või? On. Tipud on valutatud. Tipud tagasi minema tööle ja tippu olema. Tõsi, kohtumisel järgmisel reisil. Täpselt nii.